Emake loodus ilmselt tuleb kõigega toime, mis me talle ette söödame või? Kas või antud lageraie lank või? Uueneb aja jooksul looduslikult, kui inimene vahele ei sekku või? Aga me ei tea seda, mida sinna peale kasvab, kui looduslikult tuleb või? Kui me ise sekkume, istutame sinna kuuse või männi, siis me oleme üsna kindlad, et kui me hoolitseme selle metsa eest, siis kasvab sinna kuusik ja männi. Aga mida me ei tea, on see, kuidas emake loodus selle metsa üles kasvatab. Kas ta on sama väärtuslik, kui ta oli ennem seda lageraiet? Seda näitab ainult aeg. Peale selle meeldib meil looduses igasuguseid krutskeid teha. Ütleme niimoodi, et meile meeldib loodusest likvideerida näituseks haigusi. Hetkel on meil käimas Aafrika seakatku vastane võitlus. Siis üks väga aktuaalne teema on olnud marutaud, mille me väga edukalt välja juurisime. Marutaudiga oli see asi, et marutaud aitas ohjata kährikute ja rebaste arvukust. Teatavasti kährikud ja rebased kannavad igasugu ebameeldivaid haigusi ja mida suurem on nende populatsioon, seda rohkem on nende haiguste leviku võimalus. Vanasti oli lihtne või? Rebaste ja kährikute populatsioon sai kasvada 3-4 aastat ja siis tuli siuke marutaudi puhang, mis lõi platsi puhtaks ja siis hakkas kogu süsteem otsast piitama. Tänapäeval on aga natukese keerulisem selle asjaga. Nüüd on välja kujunenud rida parasiite, viirusi, mis üritavad rebaste ja kährikute arvukust ohjatava, aga probleem on selles, et need on väga pikaajalised, ebaefektiivsed surremise mõttes ja loomad piinlevad väga tükk aega. Iseenesest enamus inimeste jaoks see nagu ei paku üldsegi huvigi. Aga kui ma nüüd ütleks teile, et metsas marjade söömine võib lõppeda surmaga, siis ilmselt hakkab huvitama, sest me likvideerisime marutaudi ära ja marutaud oli siuke viirushaigus, mida me silmaga nägime, et on oht. Aga marju süües me ei näe seda ohtu. Rebased kannavad näituseks parasiiti nimega avelokk paeluss, mis ravimata jättes lõpeb surmaga. See tähendab seda, et teie maks lihtsalt ütleb üles, sisemised organid ütlevad üles, sisemised verejooksud ja nii edasi, päris õudne värk. Siin juba lähiaastad tagasi mõned juba on ära lõppenud sellesse, aga näituseks marutaudi ei surnud 20 aasta jooksul mitte keegi. Aga sellesse uude ägedasse parasiiti ka aastas mõni inimene sureb. Ja valdav enamus, ütleme niimoodi, et meie meditsiin on, kuidas ütelda, mitte väga kõrgtasemel igal pool liiga, võib olla, et inimesi, kes on uude parasiiti surnud, võib isegi rohkem olla, aga me lihtsalt ei tea seda. Ja kust ta siis tuli? Lihtne, me likvideerisime marutaudi ära ja saime endale ägeda haiguse ja marjade, mustikate, maasikate söömine metsas võib lõppeda surmaga. Ja uurisin, et kas siis selle uue tõsise probleemiga meil ikka Eesti riigi tasandil tegeletakse. Ja tuleb välja, et ei tegeleta. Selles mõttes, et probleem on selles, et meil puudub vastav vastutus, kes seukese asjaga üldsegi tegeleks. Kõlab uskumatult, ma kirjutasin mitmesse kohta ja vastus oli üks, et me tegeleme Aafrika seakatkuga hetkel ja põhimõtteliselt muudeks asjadeks ei ole nad kohustatud, Euroopa Liidu poolt pole ette nähtud ja nii edasi. Bürokraatlik ilus teema. Ja milles siis on nagu probleem? Üks asi on see, et meie riik nagu ei muretse selle probleemi pärast. Soomes seda näituseks ei ole. Soomes võib rahumeeli marju süüa nii palju kui tahate, aga soomlased juba väga tõsiselt valmistuvad selleks, et see tuleb. Ja nad valmistuvad ka selleks, et selle probleemiga koheselt hakata tegelema. Ja selle probleemiga saab tegeleda ainult ühel moel. Küttides väike ulukeid, rebast ja kährikut.
no ütleme niimoodi, et meil hetkel kütitakse umbes 5000 statistika järgi, 5000 rebast aastas. Noh, ütleme niimoodi, et üldsegi mingit mõju loodusele avaldada, siis see number peaks olema üle 15 000 või. Et 10 000 rebast tuleks kindlasti rohkem küttida, kui praegu kütitakse. Et saaks haiguse puhangul mingitki kontrolli või. Noh, ja tegemist on ainult ühe haigusega või. Arvestades seda, kui kiiresti ja võimsalt meie väikeuluki populatsioon kasvab ja loodus paaniliselt otsib uusi vahendeid, kuidas seda ohjata või, siis nii palju, kui mina asja olen nüüd paari päeva jooksul uurinud, siis meil on veel mitmeid huvitavaid parasiite, mis kinnitavad kandava. Ja probleem on selles, et me oleme nende parasiitidele vaheperemehed või. Ja parasiidil on ükstapuha, kas me sureme maha või ei sure või. Selles mõttes, et tema jaoks on tähtis jõuda peremeheni, mitte hoida elus vaheperemeest või. Kuna meie oleme vaheperemehed sellele parasiidile, siis ravimata jättes lõpeb see surmaga, ja minu palve on inimestele, et miljonit võita on ilmselt väiksem tõenäosus või lotoga peavõit võita on kordades väiksem tõenäosus, kui praegu metsas marju süües saada mõni äge parasiit. Et seda vältimaks, siis peske marju ohtra veega. Et ärge, see on väga tõsine asi. Selles mõttes, et inimesed on juba sellesse surma saanud ja pelgalt tänu sellele, et sõid metsas marju. Ja kuna meie meditsiin ei ole üldsegi asjaga nagu kursis, ajakirjanduses üks ajakirjanik on sellele aeg-ajalt mingit tähelepanu pööranud, aga kuna kedagi üldiselt ei huvita see teema, siis ongi ta jäänud nagu kuidagi õhku niimoodi. Samas soomlased valmistuvad selleks uueks hirsaks parasiidiks, rootslased võitlevad selle vastu tõsiselt, eestlased söövad marju, mis me siin ikka, elame edasi. Ja kõigil on ükskõik või. Vaat see ongi kõige huvitavam, et Eesti riigil on ükskõik, kas marjade söömine on ohtlik metsas või ei ole. Mina näituseks enam nii naljalt enam marju suu ei pista. Teades, et sealt võib saada midagi nii kohutavat, mis võib mul kuradi südame tuksumis ära lõpetada. Ja mingi elukas hakkab mind seestpoolt sööma. No, vaat need on need teadmised. Kui mul teadmisi ei oleks, siis ma muidugi sööks marju hea meelega edasi ja suure tõenäosusega ma ei saaks seda. Aga ütleme niimoodi, et see protsent kasvab iga aastaga, sest me ei tegele väikeuluki populatsiooniga. Meil on, nagu te isegi teate, siis on suuruluki jaht Eestis väga populaarne ja ülejäänud ulukid ei kuulu nagu üldsegi väga arvestusse. Ja see statistika, see 5000 rebast või? See on statistika. Rebase nahka ei osta mitte keegi kokku või? Kas me tõesti usume, et jahimehed lähevad metsa ja lasevad 5000 rebast lõbu pärast? Mina isiklikult seda statistikat ei usu. Samas ma usun, et me laseme 7000 põtra. Teda ma usun. Ma usun, et me laseme üldsegi 10 000 ringis neid, sest salaküttimine on ka oma väga suure mahuline osa. No üle 10 000 põtra lastakse aastas, ma olen üsna veendunud selles. Aga vaatame. Aitäh kuulamast!